Head sõbrad, kõigepealt lubage mul tänada Tartu linna ja Tartu maapiirkonda tänase üldkogu võõrustamise eest. Suur tänu teile, suur tänu ka Ida-Virumaale eelmise sotsiaaldemokraatide üldkogu võõrustamise eest käesoleva aasta veebruaris. Head aatekaaslased, 2 aastat tagasi pidasime me oma üldkogu ärevas, aga samas ma ütleksin ka ülevas meeleolus. Riigikogu valimised olid ukse ees ja meie ees seisis küsimus, kuidas minna vastu sellele poliitilisele eksamipäevale. Riigi majanduses valitsesid keerulised ajad. Meie erakond oli mõne aja eest lahkunud keerulisest parempoolsest valitsusliidust Toompeal ja astunud äsja Tallinnas koalitsiooni paremparteidest mitte vähem problemaatilise partneri Keskerakonnaga. Mõneski arvamusküsitluses kõikusime Riigikogu valimiskünnise piiril. Me mõistsime, et midagi tuleb muuta. Meie hulgas oli neid, kes pidasid radikaalseid muudatusi ainult loetud kuud enne valimisi liiga riskantseks sammuks. Aga enamus neist sotsiaaldemokraatidest, kes saabusid 2010. aasta oktoobris erakonna üldkogule Viru konverentsikeskusesse, leidsid endas jõudu seda riskantset sammu astuda. Ja aeg näitas, et meil oli õigus. Kui me saavutasime 2011. aasta märtsis erakonna ajaloo parima valimistulemuse ja võtsime Toompeal sisse 19 kohta, siis toetas meid pisut enam kui 17% Eesti valijatest. Viimase aasta jooksul on meie toetusprotsent püsinud pidevalt 20 kõrgemal, küündides mõnikord koguni 30-ni. Meie liikmeskond on kasvanud enam kui kolmandiku võrra, jõudes täna üle 6000. Ja me oleme kindlalt Eesti 2 enim toetatud erakonna seas. Ma tahan tänada kõiki neid, kes on oma panuse andnud, eriti Kalvit ja Indrekut, kes on koos minuga töötanud peasekretäridena, meie aseesimehi Urvet, Karelit, Heljot, Mariannet, Stanislavi ja meenutada eraldi ka meie hulgast lahkunud Peetrit. Samuti ma tahan tänada kõiki neid, kes on töötanud juhatuse liikmetena, juhtinud osakondi ja piirkondi, andnud erakonna liikmetena oma panuse meie edusse ja loomulikult meie erakonna büroo ja fraktsioonide palgalisi töötajaid. Ma olen alati öelnud, et sotsiaaldemokraatia on ideoloogia, mida esindav erakond ei tohiks olla pisipartei. Eriti tänases Eestis, kus lahendamata sotsiaalmajanduslikud väljakutsed on aastate jooksul kuhjunud ja pärsivad juba päris tõsiselt meie arengupotentsiaali. Ma olen uhke, et Sotsiaaldemokraatlik erakond on võtnud sisse koha, mis õigusega meile kuulub. Me mängime täna Eesti poliitika kõrgliigas ja meie eesmärgiks ei saa ega tohi olla midagi vähemat, kui moodustada Eestis sotsiaaldemokraatlik valitsus, kes saaks ja suudaks Eesti tupikteelt välja tuua. Head sõbrad, mõistagi kaasneb juhtgruppi kuulumisega ka suurem vastutus ja tähelepanu. Ühelt poolt märgatakse ja märgitakse ära meie väiksemadki vead, teiselt poolt aga ei saa konkurendid enam ignoreerida meie poolt tõstatatud teravaid teemasid. Me oleme võitlusvälja keskel ja kui me oleme veendunud oma ideede õigsuses, siis peame olema valmis nende eest ka sõna ja teoga seisma, veenma, võitlema, vaidlema, vastama keerulistele ja mõnikord ka kiusakatele küsimustele ning kummutama vastaspoole vääraid argumente. Head võitluskaaslased, nii nagu 2 aasta eest, nii leiab meie üldkogu ka täna aset pinevas poliitilises õhkkonnas. See pinevus asub täna väljaspool meie erakonda, aga ta ei jäta puudutamata ka meid. Umbes aasta tagasi rääkisin ma Sotsiaaldemokraatliku erakonna volikogu istungil Eesti poliitilise mõtte hangumisest, stagnatsioonist, valitsejate võimetusest pidada dialoogi ühiskonna, vabakonna, sotsiaalpartnerite, ekspertide ja huvirühmadega. Ma rääkisin vajadusest Eesti poliitiline mõte tardumusest üles raputada
ja tuua Eesti poliitikasse tagasi arvamuste paljusus, pluralistlik debatt. Ma rääkisin sellest juba enne, kui algas õpetajate streik, arstide omast rääkimata. Enne seda, kui peaminister saatis ACTA leppe vastased seemneid sööma. Enne Reformierakonna rahastamisskandaali puhkemist ja enne seda, kui linnaväljakutele kogunesid valeliku poliitika lõppu nõudvad meeleavaldajad. Ja kuigi ma rääkisin nendest asjadest juba aasta eest, ei pretendeeri ma siiski aule olla Eesti poliitilise debati sumbumise esmamärkaja. Miks õieti on pluralism, osalemine, kaasamine, alternatiivsete ideede kuulamine ja kuulda võtmine nii olulised? Kui me jälgime alternatiivideta õige poliitika eestkõnelejaid, siis jääb mulje, et nad ei teagi, mis on vaba ja pluralistlik mõttevahetus. Umbes aasta tagasi küsis minu toona 5-aastane vanem tütar, kui ma teda hommikul lasteaeda viisin: "Issi, kas sa oled ikka veel erakonna esimees?" Ma vastasin, et olen. Ta mõtles veidi ja küsis siis: "Aga kas neid erakondi on peale sinu erakonna veel?" Ma ütlesin, et erakondi on Eestis õige mitu. "See on hea," ütles tema. Tahtsin teada, miks see tema arvates hea on. "Sest siis saavad teised inimesed ka erakonna esimehed olla," ütles mu laps. Arvamuste paljusus ja poliitiline pluralism on ühiskonna jaoks hindamatud väärtused. Isegi ilmselgelt parimat valikut langetades on vaja, et keegi küsiks kriitilise küsimuse ja pakuks välja teistsuguse lahenduse. Sest ajalugu on näidanud, mis juhtub siis, kui kapten ja tüürimees teavad ainuõiget kurssi ja hoiavad seda jäigalt, võtmata arvesse laineid ja tuult ning sulgedes oma kõrvad kõigile neile, kes püüavad hoiatada teel triiviva jäämäe eest. Head sõbrad, ehkki Eesti ees seisab täna palju strateegilisi valikuid, mis pikaks ajaks määravad meie riigi ja ühiskonna suuna ja võib-olla ka saatuse, ei keskendu avalik mõttevahetus täna neile küsimustele. Tänast poliitilist diskursust täidab see miski, mida on jõutud nimetada poliitika maine, kultuuri, moraali ja eetika kriisiks. Kui suur osa Eesti ühiskonna ja vaimueliidist tunneb meie poliitilises ruumis toimuva üle sedavõrd suurt muret, et ei kõhkle sulge haaramast või plakatiga linnaväljakul seismast, siis peaks ju ka poliitikuil endal olema põhjust muretsemiseks. Sest kui see mullistus jääb õigel ajal avamata, siis on ohus kogu Eesti demokraatlik riigikorraldus. Jah, Eesti poliitilisel kriisil on ka sotsiaalmajanduslik tahk. Selle nähtavateks ilminguteks on õpetajate ja arstide streigid, siseturvalisuse valdkonna töötajate palgamured, omavalitsuste eelarveraskused. Need on märgid sellest, et Eestis viimase aastakümne jooksul Reformierakonna eestvedamisel aetud poliitika on lakanud teenimast ühiskonna pikaajalisi huve ning vajab kiiret kriitilist analüüsi ja ümbermõtestamist. Aga nende teemade juurde tulen ma pisut hiljem. Esmalt tahan peatuda tänase poliitilise kriisi eetilis-moraalsetel mõõtmetel. Ma tooksin viimastel kuudel toimunust välja 3 tüüpi skandaale ja vääratusi, mis kõik vajavad diagnoosi ja hinnangut, aga ka lahendusi. Esimest kategooriat võib nimetada riigivõimu ülbe monoloogi probleemiks. Siia kuuluvad peaministri nipsakad märkused fooliummütside ja seemnesöömise kohta, aga ka mõne valitsusliikme rämedalt šovinistlikud mõttearendused. Siia kuulub arusaam, et poliitilised otsused on poliitikute pärusmaa ja rahva võimalus rääkida saabub kord 4 aasta jooksul. Siia kuulub usk iseenda asendamatusse ja veendumus, et kõik väljastpoolt pakutud lahendused on, kui mitte just riigivastased, siis vähemalt rumalad ja käpardlikud. Jah, on võimalik, et jutt võimulolijate asendamatusest on kellegi poolt antud ja untsu läinud PR-nõuanne. Ole julge ja enesekindel, ära tunnista vigu, naeruväärista teisiti arvajaid, veel enne, kui need on oma arvamust väljendanudki. Samas on ka võimalik, et tegu ongi võimurite siira usuga, et neile puudub alternatiiv. Head sõbrad, esimesel juhul tuleks asendamatud kiiresti asendada. Teisel juhul
tuleks seda teha väga kiiresti. Skandaalide teise kategooriasse liigitan ma poliitikute hämarad teod ja otsesed kuritarvitused. Siia kuuluvad erakondade varjatud rahastamise juhtumid ehk niinimetatud ämma öökapi afäärid, samuti avaliku raha eest poliitilise propaganda tootmine, olgu siis tegu pealinna keskerakondliku munitsipaalmeedia või reformierakondlaste poolt Integratsiooni Sihtasutuse raha eest vändatud parteiliste kampaaniafilmidega. Siia kuulub ka erakondade suurtoetajate istutamine riigiettevõtete nõukogude mõjukatele ja mis seal salata tihti tulusatele toolidele. Skandaalide kolmas kategooria puudutab poliitilist vastutust. Siia kuuluvad muuhulgas segadused ja skandaalid, mis seonduvad Estonian Airi, Eesti Energia, Interneti Sihtasutuse ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhtimise ja tööga. Siia kuulub valitsuse täielik tegevusetus oodatava elektri hinnatõusu mõjude ennetamisel. Tõepoolest, näib nii, et toimugu ministeeriumi haldusalas mis tahes ja toogu see riigile ja ühiskonnale kui tahes suurt kahju, ministri tasemeni ei tõuse vastutus paraku kunagi. Tõsi, mõnegi skandaali puhul võib ehk öelda, et jäänuks vaid ministrihärra sulnis suu tema sumedate silmade all suletuks, oleks kõige suurem kahju jäänud tegemata. Mõni teine skandaal, viga või tegemata jätmine on tõsisem ja sisulisem. Aga kõiki neid iseloomustab võimu adekvaatse reaktsiooni täielik puudumine, salgamine, eitus ja vastutamatus. Poliitilise usalduse ja kultuuri kriisini ei ole meid viinud mitte ükski üksikvääratus või libastumine, vaid lahendamata eksimuste pidev kuhjumine. Head sõbrad, kindlasti küsite nüüd, mis kasu on kurtmisest, mis midagi ei muuda. Sest olgem ausad, paljudes Eesti inimestes valitseb täna veendumus, et ehkki meie poliitiline süsteem on suuresti mäda ja vajaks hädasti remonti, ei ole poliitikud ise valmis midagi muutma. Ma ütlen kindlalt, selline mõtteviis tuleb murda ja sotsiaaldemokraadid on valmis seda olukorda muutma. Meie Riigikogu fraktsioon on viimastel kuudel algatanud mitu olulist seaduseelnõu, mille seaduseks saamine puhastaks Eesti poliitilist kultuuri, avaks poliitilistes otsustes osalemise vabakonnale, ekspertidele, kõigile olulistele partneritele ja huvirühmadele ning lisaks lihtsustaks parlamenti mittekuuluvate erakondade jaoks poliitilises debatis osalemist ja uutel valimistel Riigikogusse pürgimist. Meie poolt Riigikogu valimise seadusesse ja erakonnaseadusesse esitatud muudatused puudutavad esmalt vajadust piirata raha mõju poliitiliste otsuste üle. Selleks tahame kehtestada ülempiiri valimiskampaaniale kulutatavale rahale 400 000 eurot erakonna kohta ja viia sisse sõltumatu auditi, mis annaks hinnangu erakondade poolt tegelikult kampaaniaks kulutatud vahendite ja deklareeritud kulutuste vastavusele. Me usume, et mõistlik kulutuste ülempiir lubab piirata ka riigieelarvest erakondadele kulutatavat raha. Samuti teeme me ettepaneku jagada parlamendierakondade riigieelarvelist toetust võrdsemalt ning suurendada selle arvel nende valimistel osalenud erakondade rahastamist, kes jäid künnise alla, kuid kogusid vähemalt 2% valijate häältest. Samuti teeme me ettepaneku langetada erakondade registreerimiseks vajaliku liikmete arvu 1000-lt 500-le. Me soovime valimisseaduse muutmisega anda ka reaalse võimaluse parlamendipoliitikasse sisenemiseks üksikkandidaatidele ja uutele loodavatele või siis varasematel valimistel künnise alla jäänud erakondadele. Selleks teeme me ettepaneku langetada valimiskünnis 5%-lt 4%, vähendada kandidaadi registreerimisel makstavat kautsjonit ja võrdsustada valimisringkonnast valituks osutumise nõuded üksikkandidaatidele ja erakondade nimekirjades kandideerijatele. Peale selle soovime suurendada valija hääle kaalu valimistulemuse määramisel, reastades saadud häälte alusel ümber erakondade üleriigilised nimekirjad. Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse muudatusettepanekud, mille oleme Riigikogule esitanud, keskenduvad osalemisele ja kaasamisele, muutes Riigikogu komisjonide töö senisest oluliselt avalikumaks
ning sätestades kohustuse informeerida ja kaasata eelnõude arutamisse komisjonide tööga puutumust omavaid mittetulundusühinguid ja organisatsioone. Head kuulajad, erakondade rahastamise üle peetava arutelu jooksul oleme me juba näinud, kuidas mõnigi hea konkurent üritab protsessi pidurdada, tähtaegu edasi lükata, venitada seni, kuni avalikkuse surve ja tähelepanu raugevad, et siis saaks ehk mõne üksiku kosmeetilise parandusega oma käed asjast puhtaks pesta ja kogu teema kalevi alla lükata. Sotsiaaldemokraadid ei kavatse seda lubada. Me ei tohi seda lubada ka nende muudatuste puhul, mis puudutavad Eesti poliitilise süsteemi avamist ja avalikkuse osalemist ja kaasamist valimiste vahelisel ajal. Noore poliitikuna 1990. aastate lõpul toetasin ma neid reforme, mis olid suunatud toonase killustunud ja hapra poliitmaastiku konsolideerimisele. Ma olen jätkuvalt veendunud, et toona olid need sammud põhjendatud. Aga täna on stabiilsusest saanud stagnatsioon ja meie poliitiline maastik on tõepoolest muutunud kartellilaadseks. Hangumine, millest aasta eest rääkisin, ähvardab meid täna viia poliitilisse jääaega. Ma olen kindel, et erakondade registreerimise, nende valimisel osalemise ja valituks osutumise künniste langetamist ei ole mingit põhjust karta. Tänastel parlamendierakondadel on selged ideoloogilised alused, ma loodan. Neil on aja jooksul põhjalikult läbi vaieldud programmid. Nad on suure liikmeskonna ja tugeva struktuuriga organisatsioonid. Seetõttu on uute tulijate jaoks poliitilisse ellu sisenemise loomulik lävend täna tunduvalt kõrgem kui 15 aastat tagasi. See, et tosina aasta eest oli regulatsioonide karmistamist vaja poliitilise maastiku korrastamiseks, ei tähenda, et regulatsioonide lõdvendamine tooks kaasa erakonnamaastiku taaskillustumise. Jah, tõsi, soovi korral on Toompeale jõudnud erakondadel võimalik oma mugavat positsiooni seaduste abil mõneks ajaks kindlustada. Aga kui need 40% valijaist, kes tänaste erakondade seast hetkel omale sobivat ei leia, otsustavad koonduda kas või üksnes oma pettumuse ja protestivaimu ümber, siis, tunnistame, murravad nad üle igasugusest künnisest. Kas ei oleks kogu Eesti ühiskonnale parem, kui looksime juba võimu juurde jõudnuile kohustuse rahva kuhjuvat muret ja pettumust varem kuulda võtta? Ja kas poleks parem, kui uued, varasema ajaloota tulijad pääseksid üle künnise ja peaksid avama oma konstruktiivse programmi juba ammu enne seda, kui nende selja taha koondub kolmandik võimu kurtuses ja ülbuses pettunud valijatest? Head sõbrad, järgnevalt lubage mul peatuda eeloleva aasta suurimal väljakutsel, 2013. aasta oktoobris peetavatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Me oleme kõikehaarava programmiga Rahvaerakond ja seega ei saa meie jaoks olla olulisi ja ebaolulisi omavalitsusi. Ma tahan tunnustada ja julgustada kõiki erakonnakaaslasi ja erakonna toetajaid, kes on otsustanud minna kohalikele valimistele sotsiaaldemokraatia lipu all. Ma tunnustan neid sotsiaaldemokraate, kes on täna oma vallas või linnas kohaliku võimu teostajad ja kes lähevad valimistele küsima uut mandaati kui hinnangut seni tehtud tööle. Ma julgustan neid, kes on täna opositsioonis, kuid on nüüd valmis võtma valitsemisvastutust. Ja eriti tahan ma innustada neid võitluskaaslasi, kes oma vallas või oma linnas esmakordselt sotsiaaldemokraatliku programmiga valijate ette astuvad. Siiski tahaksin eraldi peatuda Tallinnal, kus tavakohaselt mängitakse maha tulevaste Riigikogu valimiste olulisemad eellahingud. Need on juba alanud. Meenutame, et 2009. aasta linnavolikogu valimistele Tallinnas läksid sotsiaaldemokraadid vastu igavese dilemmaga. Kas eelistada väikepartneri rolli Kesk- või Reformierakonna poolt juhitavas linnavalitsuses? Kas olla valmis ohverdama oma poliitika sotsiaalne või demokraatlik mõõde? Tahan teile kõigile rõhutada, et täna ei ole meie ees enam seda ebamugavat valikut. Esiteks on meist saanud suur erakond. Teiseks on piir mustade ja valgete vahel hajunud.
ja täna võib öelda, et hämamise või administratiivse ressursi erakonna heaks kasutamise poolest ei erine Keskerakond ja Reformierakond teineteisest kuigivõrd. Miks peaksime tahtma kummagagi neist sõlmida enne valimisi siduvaid leppeid? Sotsiaaldemokraadid lähevad kohalikele valimistele iseseisva suurusena, eesmärgiga teha tulemus, mis lubab meil valimiste järel minna koalitsioonidesse sedavõrd tugevalt positsioonilt, et saame hoida kõrgel nii oma sotsiaalset kui ka demokraatlikku lippu ja kehtestada koalitsioonilepingus oma olulised positsioonid ja põhimõtted. Võin kindlalt lubada, et sotsiaaldemokraatlik Tallinna linnavalitsus ei vänta rahva raha eest propagandafilmi ei Savisaarest ega Pentusest. Head võitluskaaslased, vaatamata meie viimase aja edule ei maksa teha illusioone, et need valimised tulevad lihtsad. Ma julgen ennustada, et vähemasti Tallinnas tulevad need kohalikud valimised ühed raskemad ja võimalik, et ka ühed räpasemad, mida Eesti poliitika on iseseisvuse taastamise järel näinud. Edgar Savisaare ja tema erakonna jaoks on tegu nii-öelda Moskva lahinguga, kus selja taga ei ole enam midagi ja kus taganeda ei ole enam kuhugi. See tähendab, et võideldakse vahendeid valimata. Aga ka riigis võimu hoidvad paremerakonnad on mõista andnud, et ei kõhkle valimiskampaaniate huvides kasutamast oma mõjuvõimu ja administratiivset ressurssi ega kohku tagasi ka muude meie jaoks eetiliselt vastuvõetamatute võtete ees. Ei Tallinnas, ei Tartus, Ida-Virumaal ega mujal Eestis ei ole meie šanss eduks Keskerakonna ja Reformierakonna ületrumpamine linnaväljakutel jagatavate kartulikuhjade või avaliku raha eest partei heaks toodetavate videofilmidega. Kui tahame, et meie aus kampaania oleks nähtav ja kuuldav ja et meie ilma riikliku või munitsipaalruuporita kuulutatav sõnum jõuaks pärale, siis peame olema valmis erakordseks pühendumiseks ja pingutuseks. Edu tuleva sügise valimistel seisab koos paljudest erinevatest teguritest. Erakonna mainest, iga valla ja linna kodanikke puudutavast sisukast programmist, nutikast kampaaniast, aga eelkõige kandidaatidest. Inimestest, kelle isikuomadused, teadmised ja kogemused annavad valijatele kindluse, et sotsiaaldemokraatide kätte võib omavalitsuse juhtimise usaldada. Meil on veel aasta, mitte kõik sellised inimesed ei ole veel meie ridades. Tööd jätkub. Ent veel hetkeks Tallinnast. Ehkki ka mina, nagu paljud teised, vaatan suure võõristusega, kuidas linnapea Savisaar avab juba jumal teab mitmendat korda Lasnamäel asuvat katedraali, siis ei soovi ma kindlasti näha ka sellist Tallinna, kus Nõmme ja Pirita võimu meie omadele tagasi võtavad ning Lasnamäe ja Põhja-Tallinna opositsiooni jätavad. On aeg tunnistada, et Tallinn on suur omavalitsus, kus elab arvestatav hulk tublisid linnakodanikke, kelle emakeel ei ole eesti keel. Neil on oma õigustatud mured ja ootused, mis peavad saama kaitstud ja esindatud ka siis, kui linnapea kabinetis ei istu enam Keskerakonna esimees. Nii nagu Eesti jaoks peab Ansipliku valitsuse kõrval olema tõsiselt võetav alternatiiv, nii peab ka vene emakeelega valijate jaoks olema Keskerakonna kõrval alternatiiv, kes neid kõnetab ja nende õigustatud huvide eest seisab. Meie usume, et Eesti pealinnast saab vaba, arenev, kaasaegne ja hooliv linn alles siis, kui linnavolikogu ei jagune võimulolijateks ja opositsiooniks oma valijate emakeele alusel. Me tahame selle eest seista ja me tahame olla see jõud, kes suudab kogukonnad ühendada. Head erakonnakaaslased, ma olen kõnelenud juba üsna pikalt ja nüüd on ilmselt paslik öelda, et ei, mitte sellest ei tahtnud täna kõnelda. Eelmisel üldkogul Jõhvis veebruarikuus ma rääkisin vajadusest tuua erakonna juhtkonna juurde töörühm, mis asuks välja töötama sotsiaaldemokraatide majanduspoliitika aluseid järgmisteks Riigikogu valimisteks. Tänaseks oleme me pidanud 10 arutelusid erakonna volikogu komisjonides, mis on keskendunud majandustemaatika äärmiselt erinevatele tahkudele, ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonnale, kutseharidusele, tööhõivele, rohemajandusele, energeetikale, infotehnoloogiale ja paljule muulegi. Lisaks
oleme me käinud läbi kõik maakonnakeskused ja pidanud nõu sadade erakonnakaaslaste, aga ka erakonda mittekuuluvate ettevõtjatega, et kuulata nende ideid ja muresid. Ma usun, et me oleme saavutanud väga hea stardiplatvormi, et minna tulevastele valimistele vastu sisukama majandusprogrammiga kui kunagi varem ja olla kindlalt valmis valitsemisvastutuse võtmiseks. Eraldi ma tahaksin tänada Kairit Pihlakut, kes on seda pikka protsessi rajal hoidnud, ja Tanel Tuusist ning Peeter Raudseppa, kes on erakonna väliste ekspertidena neid arutelusid ohjanud ja suunanud. Head sõbrad, sotsiaaldemokraadid on veendunud, et enamiku Eesti pikaajaliste strateegiliste väljakutsete ühisnimetaja on unarusse jäetud inimvara. Selle probleemi lahendamata jätmisel ei aita meid ei tasakaalus eelarve, madalad maksud ega isegi mitte Andrus Ansipi ja Jürgen Ligi enesekindel eneseimetlus. Tänane valitsus ei oma kahjuks strateegilist visiooni Eesti inimvara arendamiseks. Nad ei tegele tulevikku suunatud reformide, vaid ideoloogilise populismiga. Lastetoetuste tegeliku suurendamise asemel lisavad nad kõlava trummipõrina saatel kõige vaesematele peredele isikliku avalduse alusel 9 eurot kuus. Nad kinnitavad põikpäiselt, et diferentseeritud vanemahüvitis suurendab sündimust, ehkki usaldusväärne statistika näitab juba mitmendat aastat vastupidist. Ja tasuta kõrghariduse loosungi all halvendavad nad hariduse kättesaadavust ja unustavad sootuks tegelda alus- ja põhihariduse põletavate probleemidega. Head sõbrad, Eesti pikaajalise edu tagamiseks tuleb ideoloogilised roosad prillid eest võtta, tuleb loobuda eneseimetlusest ja tunnistada, et ees ootavate ohtude ennetamiseks meile harjumuspäraseks saanud lahendused enam ei sobi. Ajad on muutunud ja Eesti peab olema valmis oma poliitikaid muutma. Veelgi enam, me peame olema valmis tegema mitte üksnes samu asju, mida oleme seni teinud pisut teisiti. Me peame olema valmis tegema hoopis uusi asju. Selleks on aga vaja murda harjumuspärased mõttekrambid ja kummutada mõned eksitavad müüdid. Head võitluskaaslased, me teame, et üks Eestis kõige visamalt kultiveeritav müüt räägib madalatest maksudest kui kõige olulisemast tegurist, mis aitab riiki tuua investeeringuid ja töökohti. Selle müüdi kohaselt olevat Eestis madal maksutase, mistõttu Eesti olevat investoritele atraktiivne sihtriik. Ent vaadake, mida ütleb maksutaseme ja investeeringute vahelise korrelatsiooni kohta kiretu statistika. Jah, kui võrdleme ennast Läti ja Leeduga, siis on Eesti investoritele atraktiivne. Oma Balti naabreid ületame me välismaiste otseinvesteeringute mahu osas nii suhtena SKT-sse kui ka absoluutarvude poolest. Ent samas ületab Eesti lõunanaabreid ka maksutulude osakaalu poolest SKT-sse. Niisiis on Eestil võrreldes Läti ja Leeduga ühteaegu nii kõrgem maksukoormus kui ka rohkem välisinvesteeringuid. Vastupidi on, kui vaatame Põhjamaid. Välisinvesteeringute suhte poolest sisemaisesse kogutoodangusse oleme me Soomega enam-vähem samas liigas, ent ülejäänud Põhjamaadest jääme selle suhtarvu osas kaugele maha. Absoluutarvudest ei maksa ilmselt isegi rääkida. Ja seda, et Põhjamaade maksutase on Eestist kõrgem, ei ole ilmselt samuti vaja üle korrata. Seega tuleb tõdeda, et korrelatsioon madala maksukoormuse ja suurte välisinvesteeringute vahel puudub. Jah, muidugi ei otsi investorid ja töökohtade loomist planeerivad ettevõtjad võimalikult kõrgeid makse. Seda kindlasti mitte. Kuid võib kindlalt öelda, et otsus investeerida ja töökohti luua sõltub suuremal määral hoopis teistest teguritest. Maailma Majandusfoorumi iga-aastases globaalse konkurentsivõime edetabelis troonivad suhteliselt kõrge maksutasemega Põhjamaad juba aastaid esimese 15 seas. Eestil tippude sekka seni asja ei ole. Konkurentsivõime indeks arvestab maksumäärade ja eelarvedistsipliini kõrval olulisena veel mitmeid teisi tegureid. Nendeks on üld- ja kõrghariduse ning ümber- ja täiendõppe kvaliteet ja kättesaadavus, rahva tervisenäitajad, aga ka majanduse innovatsioonitase ja ettevõtete paiknemine globaalses väärtusahelas. Need on teemad, millele sotsiaaldemokraadid on järjekindlalt üritanud suunata ka meie parempoolse valitsuse tähelepanu. Kõik need näitajad ei ole olulised mitte ainult riigile ja ühiskonnale, vaid kindlasti ka potentsiaalsetele investoritele.
ning riigi keskendumine vaid üksikutele näitajatele on põhjendamatu ja pikemas plaanis ohtlik. Head sõbrad, mõistagi on haridusse, tervisesse ja innovatsiooni investeerimine kallis lõbu. Parempoolsete arusaama kohaselt ei saa seda teha enne, kui riik on saanud piisavalt jõukaks. Ka ei tohtivat neile valdkondadele kulutatav raha kasvada kiiremas tempos, kui kasvab majanduse tootlikkus. Siit jõuamegi teise parempoolse müüdini, mille kohaselt olevat madal tootlikkus kinni Eesti töötajate laiskuses ja suutmatuses. On tavaks, et töötajate suuremaid palgasoove pareerivad nii valitsus kui ka tööandjad väitega, et palgad ei saa kasvada kiiremini tootlikkuse kasvust. Ehk teisisõnu, hakake tootlikumalt tööle, siis võite ka suuremat palka küsida. Ent tegelikkuses ei ole tootlikkuse suurendamine 9 juhul 10 töövõtja kätes. On ju lihtne tõsiasi, et Eestist Soome siirdunud bussijuht teeb ka sealpool lahte enam-vähem sama arvu töötunde nädalas ning tema bussi sõidukiirus või reisijate arv ei erine kordades Eesti samadest näitajatest. See osa majandusest, mis võimaldab arstile, õpetajale ja bussijuhile Põhjamaades suuremat tasu maksta, asub eksportiva sektori ülemises teadus- ja innovatsioonimahukas osas. See on sektor, mille arendamine eeldab kvaliteetset ja pidevalt arenevat inimvara. Tootlikkus ei tulene niisiis eelkõige mitte sellest, kuidas ja kui palju tehakse, vaid mida tehakse. Madala lisandväärtusega fantaasiavaestes majandussektorites ei ole mahu ja efektiivsuse arvelt võimalik tootlikkust mitmekordistada. Seda on võimalik teha suunates ettevõtlust globaalses majandusahelas kõrgemal paiknevatesse valdkondadesse. Aga see ei ole töövõtja, vaid eelkõige riigi võimuses. Ja lõpetuseks ka kolmandast parempoolsest müüdist, mis räägib, et tööpuudus olevat Eestis välja mõeldud probleem, sest tegelikult valitseb Eestis puudus hoopis heast tööjõust. Head sõbrad, tõde on see, et töö ja tööjõupuudus ei ole sugugi mitte teineteist välistavad või vastandlikud nähtused. Vastupidi, need on teineteist võimendavad nähtused, millel on üks ja ühine põhjus – unarusse jäetud inimvara. Inimesed ei leia tööd, kuna nende haridus, kvalifikatsioon, tööharjumused ja tervis ei vasta tööandjate nõudmistele. Tööandja taga ei leia töötajaid, kes vastaksid nende vajadustele. Ei valmis taristu ega tulumaksu puudumine reinvesteeritavalt kasumilt ei suuda tööandja jaoks korvata 100 väljaõppinud ja kõrge töökultuuriga spetsialisti puudumist. Jah, meie kalk parempoolne valitsus võib üksiku töötu või heitunu mure jätta tema enda kanda. Ka üksiku tööandja mure kvaliteetse tööjõu nappuse pärast võib valitsus enda kaelast maha raputada, soovitades vajalik töötaja turult osta või ise välja koolitada. Aga kui riik tahab globaalses konkurentsiahelas edeneda, siis on inimvarasse investeerimine ning mitteaktiivsete tööturul osalejate taasaktiviseerimine esmajoones just riigi huvi ja kohustus. Head erakonnakaaslased, selleks, et Eesti majandus astuks uuele, kõrgemale platoole, ja ma tuletan meelde, et Euroopa 5, aga tõenäoliselt ka 10 kõige jõukamat riiki asuvad just seal. Selleks peame tunduvalt suurendama teadus- ja innovatsioonimahuka eksportiva sektori osakaalu. See eeldab riigi valmidust panna rohkem raha teadus- ja arendustegevusse, aga eelkõige siiski sellesse, et teha Eesti inimvara tervemaks, targemaks ja paindlikumaks. Meie algatused, lastetoetuste 3-kordistamine, lasteaiakohtade loomine, õpetajate ja kultuuritöötajate suurem väärtustamine, lisaraha eraldamine tervishoiule, töötuskindlustuse käsitlemine strateegilise investeeringu, mitte riikliku heategevusena, need kõik on suunatud Eesti inimvara arendamisele. Sotsiaaldemokraadid ei kavatse neid investeeringuid laenurahaga katta, nagu on viidanud meie paremliberaalidest konkurendid. Me usume, et need on prioriteetsed kulutused, mille heaks on riigil mõnel määral võimalik mujalt kokku hoida. Aga jah, me tahame täna ka ausalt küsida, kas Eesti inimesed on valmis pisut rohkem oma teenitud tulust panustama selle heaks, et kõik lapsed Eestis saaksid korraliku hariduse ja et kõikjal Eestis oleks võimalik elada. Selle heaks, et Eesti inimesed oleksid tulevikus tervemad ja haritumad ja Eesti riik oleks tulevikus edukam ja jõukam. Ühtlasi tahame aga seista ka selle eest, et see koorem jaotuks tänasest õiglasemalt
ja et riik ei sirutaks ühiste kulutuste rahastamiseks kätt liiga sügavale kõige vaesemate taskusse. Head sõbrad, hetke pärast asume tegema kaalukat otsust ja valima erakonnale juhte eelolevaks 8 aastaks. Ma tahaksin rõhutada, et ei täna ega ka aasta pärast kohalikel valimistel ei kandideeri meie, sotsiaaldemokraadid, mitte üksteise vastu, vaid sotsiaaldemokraatlike ideede ja väärtuste eest. Me ei jagune siin täna endisteks talurahvaerakondlasteks ja emkelasteks, keskerakondlasteks ja rahvaliitlasteks või Vene erakonna liikmeteks. Me oleme kõik sotsiaaldemokraadid. Ja veel, kui me ootame suuremat arvamuste paljusust ja elavamat debatti kogu Eesti poliitilises mõttevahetuses, siis peaksime pidevalt selle poole püüdlema ka oma erakonna sees. Seetõttu palun ma teil oma tänaseid valikuid langetades toetada nii mehi kui naisi, nii eesti kui vene emakeelega kandidaate, nii tartlasi kui tallinlasi kui ka väiksemate osakondade esindajaid. Ja tulevastele sisevalimistele mõeldes kutsun teid üles juba kandidaate esitades pidama silmas võrdsete võimaluste põhimõtet. Mul on väga hea meel, et 4 aseesimehe kohale pürib meil täna 3 naist ja 3 meest. Aga tõele au andes tahaksin ma juhatuse ja põhikirja ning programmitoimkonna kandidaatide seas näha hoopis rohkem naisi ja hoopis rohkem vene nimesid, kui ma täna näen. Nii, nagu loteriil ei saa võita ilma piletit ostmata, ei saa valituks osutuda ilma kandideerimata. Head sõbrad, ma soovin teile kaalutletud valikut täna ja kindlat ning kainet meelt valmistumisel tuleva sügise kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks. Edu Eestile ja jõudu meile selle edu loomisel. Tänan teid!